Kõik ettevõtmised, väikesed ja suured, saavad alguse mõttest. Mõttest, mis sünnib märkamisest, et maailmas oleks tarvis midagi paremaks muuta. Nii istuski ühel ilusal sügispäeval 1921. aastal aia praegu Lepa tänaval noormees nimega Johann ning arutas maailmas oma sõprade Richardi, Karli ja Ilmariga. Võib-olla olid poisid tulnud koolist, neil oli igav. Võib-olla pidasid poisid õhtul plaani Pärnusse minna, sest seal sai seltsides käia, kasutada raamatukogu ja teha sporti. Paraku ei olnud Räämakalt linnanoorte sekka oodatud, kuna Rääma oli kohalikest tülinarijatest koosnevatest kampadest algmaine. Johann käis linnas gümnaasiumis ja temagi pidi sageli oma päritolu tõttu linnapoiste mõnitusi taluma. Nii tekkiski Johannil mõte asutada Rääma noorte oma selts, kus mõnusalt ja kultuurselt aega veeta. See mõte aga ei saanud alguse mitte tühjast kohast. Nimelt 1910. kuni 1940. aastatel oli nii Eestis kui ka Pärnumaal vilgas seltside tekkimise aeg. Poisid olid ideega päri ning Johann tegi valmis põhikirjagi, kuid siis tekkis takistus. Poisid olid alaealised ega võinud selle alla kirjutada. Suure vaevaga leiti 3 täiskasvanud, August, Karl ja Arseni. Ühingu asustamise koosolek peeti 14. oktoobril 1923. aastal Rääma vanas koolimajas. Kohale tulnud hulk ideedest vaimustatud noori valisid vastloodud ühingu esimese juhatuse, kuhu kuulusid Johann Enno, Juhan Jaanson, Richard Johansson, Ilmar Blumenfeld ja Karl Blumenfeld. Johann valiti ühingu esimeheks ja ta püsis selles ametis kuni ühingu likvideerimiseni. Koosolekul astus liikmeks umbes 30 noort. Ning nädala pärast järgmisel koosolekul juba 60 noort. Ei aeg ei peatu, ei.
Nii, hakkame koosolekuga pihta. Selma, sina protokollid. Aasta 1933, 21 veebruar, Rääma noorteühing Noorus juhatuse koosolek. Esimene päevakorrapunkt, juhatuse eelmise aasta tegevuse kokkuvõte. Ilmar, sõna on sinul. Aitäh! Ma ütleks, et meil on olnud väga kiire, väga töökas ja tulemusrikas aasta, mida tõestavad ka järgmised numbrid. Ühingusse kuulub 215 liiget. Eelmisel aastal korraldati 20 pidu, mida külastas kokku 5104 inimest. Keskmiselt 255 inimest peo kohta. 15 neist pidudest etendati näidendeid, mille eest suur tänu meie näiteringile. Veel toimus 2 loteriid, alegriid, lisaks koosviibimised, teeõhtud, 1 lillepidu, 3 maskeraadi ja 1 rahvapidu. Tegutsesid laulukoor, teatri, kirjanduse ja spordiring, rahvatantsutrupp ja noortering. Korraldati 1 tantsu ja 1 näitekursus. Näitering tõi lavale 5 näidendit, millest kõige menukamaks kujunenud ilunäitlus Loreida, metsakuninga tütar ehk vaimude armastus ja jäit. Kui tuti kaotas püssi. Raamatukogus on meil 1200 raamatut, lugemislauas käib 7 ajalehte ja ajakirja. Aitäh! Tänan tähelepanu eest. Mul on hea meel, et meie ühing areneb ja kasvab pidevalt ning on saanud Pärnu linna arvestatavaks kultuuri, hariduse ja seltsielu keskuseks, mis viib meid järgmise päevakorrapunkti juurde, meie oma uue kultuurimaja ehitamine. Teie vanemad olijad kindlasti mäletate, kuidas me alguses käisime koos Rääma vanas koolimajas. Seal polnud ju saaligi. Ürituse pidamiseks pidime koolipingid klassis nurka lükkama. Siis üürisime Rääma 15B majas ruume, vahepeal olime Rääma 8 ruumides, Tallinna maantee 23 majas olime ja nüüd siis siin, Rohelisel tänaval, kuhu me selle aasta alguses saime väikese maja osta. Aga kuna see majakene on meie seltsirahva jaoks juba kangesti kitsaks jäänud, otsustasime ehitada uue maja. Sõna on ehituskomisjoni esimehel Richardil. Linnavalitsus andis meile loa tasuta raiuda ja viia Reiu metsast välja 123 tihumeetrit palke ja 36 tihumeetrit paberpuud. Raporteerin, mets on vabatahtlike abiga üles töötatud, palgid mööda Reiu jõge Liaretovi saeveskisse parvetatud, plankudeks ja laudadeks saetud ning vundament valatud. Siinkohal suur tänu kõigile vabatahtlikele töötajatele, ka hobusemeestele ja autojuhtidele. Nüüd on küsimus, kes ehitama hakkab. Te kõik teate, mis maailmas praegu toimub. Ehitushinnad on väga kõrgeks läinud. Iga ehitaja küsib iga liigutuse eest hingehinda. Me ei tule enam nende hindadega toime. Aga ehitame ise. Ega Rääma naised pole naasama. Me oskame kõike teha. Tegelikult kuulub meie ühingusse mitmeid ehitusettevõtjaid ja vabatahtlikest meil puudust ei tule, nagu senine töö on näidanud. Mina saan oma poest poole hinnaga laenu. No mina tean ühte ehitusmeistrit, kelle käest saab päris odavalt tsementi osta. Aga minu mees on puussepp. Väga hea, hakkab looma. Selma, protokolli. Pidage hoogu. Raha on meil ikkagi juurde vaja, olgu või poole hinna eest, aga tsemendi ja naelte eest tuleb ju maksta. Mis võimalused meil on? No, pidude pealt me teenime kõige paremini, et kui on ikka korraliku eeskavaga tantsupidu, ma usun, et siis rahvas on ka nõus sellest rohkem maksma. Aga teeme korjandusi. Meil on nii palju liikmeid, käivad majast maja, aitavad head ettevõtmist toetada. Mis korjandusi? Korjandusi teevad tänapäeval kõik. Küll orgude jaoks, küll leskede jaoks, küll sõjameestega. Teeme parem loterii ja auhinnaks. Võt sellest paneme nii
pileteid inimestele müüma ja kes kõige rohkem pileteid müüb, saab auhinnaks tordi. teeme ära! Jumala ime. Mis teil siin toimub? No, näed ise. Saksa staap ja hospidal üheskoos putitavad siin haavatuid ülesse. Ma sattusin kodutanumaile käima. Mõtlesin, tulen vaatan, kas seltsimaja ka ikka alles. 2 vuntsju kisuvad seal Euroopas hirmsat moodi ja lõppu pole näha. Pommid muudkui kukkuvad ja kukkuvad. Eesti on ikka väga lolli moodi sinna vahele sattunud. Tõsi ta on. No pole minu silmad ennem sellist asja näinud. Alles see oli, kui me kõik koos siin laulukooris käisime ja teatriringis ja... Kuidas me pidudel keerutasime ja kui poistel päitsegi ajasime. Aga nüüd... No, sa ju mäletad, kuidas 40. aasta sügisel Nooruse selts kinni pandi. Likvideerimiskomisjon andis kogu vara Rääma rahvamajal üle. No mis ma siis ei mäleta, ise ma ju andsin seltsikassa rahvamajale üle 292 krooni ja 46 senti. Just, aga 43. aasta sügisel üritas Karl seltsielu taas käima lükata, küsis sisedirektori käest luba, pani lehte kuulutuse,
ja kutsus kokku üldkoosoleku 8. algkooliruumidesse. Tõesti? Mind oli siis vist juba rindel jõeks võetud või olin ma hoopis? Aga palju siis rahvast ka kokku tuli? 30 inimest. Valiti juhatus ja revisjonikomisjon. Isegi liikmemaksu suurus pandi paika. 5 marka aastas. No mis siis edasi sai? Midagi ei saanud. Oli see üks koosolek ja sinna see jäi. No näed ise, tänaseni on Rääva rahvamajas siin igasugused arstid ja teab, mis ametimehed veel ringi sebimas. No ja meie seltsirahvas ka kõik laiali, kes rindel, kes kuskil kaugemale läinud, kes üldse üle mere pagenud. No kellel siin aega selle seltsielu peale mõelda? Hea, kui hommikul ärkad hing sees. Veel parem, kui on midagi suhu pista ja ahju ajada. Ahjusid siin jätkub, jah. Ennemalt oli 6 või 7. Palju neid nüüd kokku tuleb? Ei tea. Hommiku kell 6 alustan puude tassimisega pihta. No ega haiget saa siis ju külma kannatada. Lõunaks on maja soojaks. Aga kui on selline ilm nagu täna, alustan õhtul teisringiga uuesti. No, mis seal ikka ole, siis tugev. Küll see sõda ka ükskord läbi saab. Küll ta saab. Ega siis see samusel selline asi meeldib. Siis tuleme siia jälle kõik kokku. Teeme teatrit, laulame ja keerutame pidudel tantsu. tere, seltsimees Ilma. No, mis teoks oli? Mis siin ikka? Olin valimistel kodanikukohust täitma.
ja, no ja kas said juba valitud? Ei veel, kus mul kiiret? Ma alles 2 tundi tagasi jõudsin. Kõigepealt on vaja ennast vastusse meelejõullu viia. Näed, Elgi Puhetis pakkus mulle natuke meeleoluse klaasikesesse ja pakkus võideba kõrvale. Kas ka oled alles pooleli? Ei, no mis meeleolud on vaja? Lähed teed selle linnukese kasti ära ja tehtud. No ikka on vaja natukene soojendust teha. Muidu käsi alles varahommikuselt kange. Teen veel linnukese valesse kasti. Kus selle häda otsis? Jaa, seda küll. Aga mina sain juba valitud, aga vaatame, mis meil siis ka täna pakuti. Kommunistliku partei ajalugu, 3. köide, Karl Marxi kogutud teosed, 2. köide ja see siin. Vantrikulu vangimus. Tere, poisid! Tere, ilmekene, kust sina nüüd nii õitsvana tuled? Pärnu Jaagupist. Meie Rahvani kultuurimaja sõjaveteranide ansambel kutsuti valimisjaoskonda esinema ja nemad võtsid meie naisansambli ka kaasa. Ja sealt me nüüd tulemegi. Väga tore oli, väga hästi võeti meid vastu. Seda suur ja lai on maa. Donajevski oma. Laulsime isegi 2 korda. Piirukaid pakuti meile ja natuke kangemat ka kosutuseks. Tagasiteel käisime Are valimisjaoskonnas. Sealt saime laulda ainult 5 laulu, sest meie akordionimängija hakkas pisut ära väsima. No puhka siis jalga meie käes. Ole jah siin meie juures. Meil siin lava peal on ka hommikust peale esinejad olnud. Rahvatantsijad käisid ja see ka ansambel laulis ja varsti pidi Rääts üles astuma. Teeneline rahvakunstnik. Aitäh kutsumast, aga ei ole aega, kohe sõidame edasi Vändrasse. Seal juba rahvas ootab. Ainult ma ei tea, mis selle akordionimängjaga teha. Ta ei saa varsti vist rongisõitu ka mängitud. Kuule Ilmar, sa oled vana pillimees. Tule sina meiega kaasa, tee meile saade. Ilmekene, mina ei oska akordioni mängida. Aga sa oled ju seda pasunat puhunud, seda No trompetit olen Ilmekene puhunud. Aga see ei ole sul mingi lõõtspill. Aga kuule, tead, mul on suupill taskus. Ma võin seda teile saateks mängida. Mis teil see repertuaaris oligi? Oi, suupill sobib meile väga hästi, meil on väga head laulud. Villem ka tulge tehasesse, kuna naist saab loogamat põllud, siis kiire laul.
issand, või oleksite te kohvi soovinud? aitäh, kulub ära tõesti. mine praegu siit ära, no siia ei tule piletid sealt seal. issand jumal, no palun vabandust. tegelikult mul on nii hea meel, et ansambel Siirias meie kultuurimajas üles astub. Ma olen olnud teie suur austaja juba esimesest kontserdist peale, mis see nüüd oligi, 1968? no tegelikult olid meil esimesed kontserdid juba 1967. aastal. aga siis me olime alles koolipoisid. mina, Harri, Hannes ja Jaan käisime 6.–8. klassilises koolis ja olime kitarrimuusikast väga vaimustunud. see oli ju Beatlesite ja rollingute aeg. nojah, siis tegimegi oma kooli kitarriansambli ja hakkasime kohe esinema. Harri oli üldse teine tehasest tehtud elektrikitarr Pärnus. esimene oli Muhhinil Orionist. minul oli oma tehtud kitarr, sellel olid keeled nii kõrgel, et vahepeal läksid mängides näpud katki, veri tilkus põrandale. siis tekkiski neid kitarripulte üle Eesti ju nagu seeni pärast vihma. ma lausa mõtlen, kes siin meil olidki. meil olid Loomaaed, Nord, Viikingid, Meteoriidid, Pegasus. Nemo ja Orion. jaa. palun minge ära, siia ei saa praegu tulla, te näete ju, et ei saa, noh. no ja siis Sindis oli Vibro, Toris olid Põrgupojad ja Kilingi-Nõmmes oli, noh, mis ta nimi nüüd oligi? Ämmergas! selline nimi. kuulge, poisid, aga kas te Sindi festivalil ka üles astusite 69. aastal? ei, me tollal küll harjutasime Sindi klubis, aga festivalile meid ei kutsutud. see oli vinge asi. Eesti esimene mitmepäevane popmuusikafestival. seal astusid üles Vibro Sindist, Viking Pärnust, Tartust Vikse jüngrid. aga pärast festivali pani Pärnu kultuuriosakond Vibrole ja Vikingile eluaegse esinemiskeelu peale, kuna nad ei täitnud ametnike nõuet esineda kultuurselt. jah, vot selline lops pärast festivali. ja kuna Vikingi poisid läksid laiali, siis nad pakkusid meile neid metsakombinaadi ruume. no ja me kohe läksimegi. seal oli ulme hea helitehnika, 10 sisendiga mikserpult, helivõimendus 100-vatine. ja pärast ehitasime kõlariga kassid ka veel ümber. no aga millal te siis linnakultuurimaja alla tulite? 70. tead, seal oli veel parem helitehnika. meil osteti 1400 rutsi eest osteti elektriorel Retako ja siis 1700 rubla eest veel võimendi. oh sa poiss, kus see oli võim. tead, me ei pannud esimese hooga tähelegi, kui me basskõlarit sinna taha nendasime, et meil oli võim põhjas ja kui siis üle kidakeelte tõmbasime, siis tõmbas siukse paugu, et akentele läksid mõrad sisse. kuulge, aga kas see jutt vastab tõele, et Tartus esinemise aeg saite esinemiskeelu? oli jah nii. käisime Vanemuise teatris esinemas eelmine aasta. 1971 oli. kus sa siia sai? Pileteid saab siia! ütlema, läheme ära, siit ei tohi siia tulla, no aru ei saa nüüd inimesed, noh, mul on nii pilt. päevane esinemine läks rahulikult. aga õhtul oli saal puu püsti täis ja ära kas rahutud. tegime kontserdile vaheaja, tõmbasime eesid ette ja Einar, meie konverentsier, tegi nalja, viskas õhupalli publikusse. publik ei läinudki vaheajale, vaid hakkas seda palli taga ajama. mõned ronisid jalgupidi toolide peale. pärast veel Vanemuise direktor isiklikult kirjutas Tartu Edasis, et Pärnu ansambli Siiruse korraldatud märuli tõttu ei olnud võimalik kõrvalsaalis olijatel nautida klaverikontserti. ja Vanemuine isegi saatis mingi arve lõhutud toolidest. pandigi mängu keelt peale, jah. aga Alli, meie kultuurimaja juhataja, käis jälle osakonnas palumas, et mis teha, plaan kõrveb, oi-oi, vaja poistele esimisluba tagasi anda. noh, teenisime ju kultuurimajale kena rahakopikat. saimegi loa tagasi
küll on hea, et te ikka selle loa tagasi saite. Mõtle, kui polekski saanud. Issand, kell on nii palju. Poisid, te peate varsti peale minema. Aga te näete täna nii ilusad välja. Kas te küll sellised uhked kostüümid saite? No, mis sa ise arvad? Ikka leti alt. Tead, mul on naabrinaine tarbijate kooperatiivis tööl. Ja ükskord käisime tema mehe sünnipäeval mängimas. Ja nagu võluväel eraldati meile pärast esinemisriiet. On ju ilus? On. Väga ilus. Väga ilus. Kas me saaks vaadata? Ei saa. Tulge, noored, ma ütlen, kas meie tulge ära, ei tule. No kellele ma räägin? No kuulge, jätke rahu. Kas te täna seda luguga mängite, mis teil on? Pärast kuule. Verimäe! Kuulge, poisid, aga nüüd on tõesti aeg. Ma lähen vaatan, palju juba rahvast kohale on. Ja teile okkas kurku. Mis juhtus? Läks midagi kurku? Okkas. Poisid! Tere! Kas siin on rajooni kultuuriosakond? Siin. Tere! Tere! Mina olen Lembit. Ja mida te soovite, seltsimees Lembit? Ma tulin ürituse kava kinnitama. Nii, mis üritusega tegu on? Meil on plaanis korraldada tantsupidu, disko 23. märtsil. Disko? See tähendab tantsupidu, eeskavaga? Jaa, tantsupidu, aga eeskava ei ole. No ja mis ansambel seal siis üles astub? Ansamblit ei olegi. Mis mõttes ei ole? Ise lööte kätega plaksu ja jalaga takti tantsijatele saateks või? Ei, muusika tuleb lindi pealt. Lindi pealt? Jaa. Näite, vaadake. Mul on päris arvestatav muusikakogu ja väga hea lindipakk. Elo, Sweet, Baccarat, Bonnie M, T-Rex, Bee Gees. Kus te need üldse saite? Lindistasite mõnest välismaisest raadiojaamast või? Noh, see kõik on väga tore, aga kus on nõukogude artistid? Kus on Boris Lehtlaan,
Märt Ennassaar, Jaak Joala. No Marju Länik näiteks, Polyphon, Consiilium, kõik on peal. Aga nõukogude esinejad, Valeri Leontjev, Alla Pugatšova, Laima Vaikula, Muslim Magomajev. No Magomajevi helilooming ei ole just eriti tantsitav. Vennasvabariikide artistid, Kaarel Kott, Tiim Riid. No Tiim Riidi võiks küll täitsa kavasse panna. Teate, noormees, meil on siin reegel, et välismaiseid esinejaid võib olla eeskavas 25%. Aga teil on siin mingi täielik isetegevus ja korralagedus. Teeme nüüd nii, et te teete selle peostsenaariumi ümber nii, et protsendid on paigas. Homme on osakond 3:30 lahti. Nägemist! Tere, Lembit. Kust sina siis niimoodi Sabasorust tuled? Käisin rajooni kultuuriosakonnas meie peorepertuaari kinnitamas, aga kõik oli valesti. Näita siia. Lembit. See mure on küll kergesti lahendatav. Oota, aga mul ei ole ju lindi peal kõiki neid lugusid, mis siin kirjas on. No ja mis siis? Siin on õiged lood, õiged protsendid, õiged esinejad. Kõik on õige. Selle kava viid homme kultuuriosakonda ja asi korras. Päriselt või? Muidugi päriselt. Küll mina juba tean neid asju. Ei tule siia mitte keegi kontrollima, mis lugusid saab mängida. Aga kui tulebki, siis sul võib ju mõni Magomajevi plaat kaasas olla. Ahah, aitäh, väga hea. Ma siis lähen kohe homme ja viin selle uue nimekirja kinnitamiseks.
tere, Ain. kuidas läheb, millega tegeled? Juhatad ikka veel Pärivere kultuurimaja? Ah ei, ma olen sealt juba jupp aega ära. Tead, ma töötan nüüd tootmises. Tootmises? Nojah, tead, plaaditehases operaatorina. Sina ja operaatorina? Sa oled ju eluaeg kultuurikorraldusega tegelenud. Nojah, aga vaat seal tootmises on hulga paremad palgad. Kuule, Uudo, mul on sulle üks hoopis parem pakkumine. Sa seda rajooni kultuurimaja tead? Seal Rohelise tänaval. Tean. No võt, mul on sind sinna vaja. Kultuurimaja on vana ja väsinud, vaja uuendamist. Uusi tegevussuundi oleks vaja seada. Meil on nüüd ju uued ajad, uus iseseisev Eesti Vabariik. Sina oled noor ja aktiivne inimene. Kogemusi sul on, ettevõtlikkust kah. See töökoht on just sinu jaoks. No, ma võin ju proovida. Siin ei ole aega midagi proovida. Esmaspäeval kell 10 kohal. Sündigu nii! ise teenima. Sa vaata, kui palju rahvast meil siin koos käib. Linnaorkester käib meie juures harjutamas, tantsuringid, laulukoorid, suupilliklubi Piccolo käib meie juures koos, siis vaata uus baar, iga õhtu rahvast täis. Ma ütlen, me hakkame veel siin selliseid üritusi korraldama, et meil on järjekord ukse taga, et meie juurde sisse saada. Mis üritusi, Uudo? Mis üritusi? Kas sa näed, mis Eestis toimub või? Rahval on raha nii vähe, et keegi raatsid meelelahutuse peale sentigi kulutada ja kui lõhutakse vorsti leiva peal osta. No aga inimene ei ela ainult leivast ja vorstist. Vahet ei ole, mis ajad on. Inimestel on ikka meeldinud käia koos, laulda, pidutseda, tantsida. Ma ütlen, me peame lihtsalt leidma selle oma väikse niši ja kõik on tehtud. No näiteks, mida me tegema hakkame siis? No ma ei tea. Võtame Kaie näiteks. Tema käib meil siin laitantsutunde andmas. Tema ükskord rääkis mulle, et ta sooviks teha sükest rahvusvahelist suurt üritust. Kohe nii suurt, et sellega pääseks kas või Guinessi rekordite raamatusse. Rahvusvahelist? Selle on vist nii palju vaeva ja tegemist. Ja siis Piccolo suupilliklubi, ka neil on suvine üritus, rahvusvaheline. Ka nemad soovid seda veelgi suuremaks teha. Ja portselanimaalijad, ka nendel on väga toredad suvised kokkusaamised ja koolitused. Festivalide kokkutulekud on üks kord aastas. Mis meile ülejäänud ajataha sisse toob? Ma ei tea, aga mis sinu meelest ühele keskmisele räämakale meeldida võiks? Räämakale? Ma ei tea, õlut juua vist. Õlu, kuule, aga õllepidu. Tead, mul on Utsakates ja VLÜs on paar tuttavad, ma võiks neile helistada. Äkki siis mõni õllefirma paneb kõla alla ja ongi õllepidu. Teeks seal näiteks mingisuguseid spordivõistlusi, õllega seotud näiteks õllekasti hoidmisi, käesurumisi, naiste vedamist, mis tehakse nende üritustel? See võiks isegi õnnestuda, aga ma tahaks ikkagi midagi veel huvitavamat, no midagi erilisem. Aga kuidas oleks näiteks mingi näitusega? Mida sa sellega mõtled? Ma ei tea, äkki mingi erinevate huvide näitused, näiteks pillimehed. Nemad võiks oma pillid kõik siia vaatamiseks välja tuua. Ja siis Peeter, tema on suur roomete kogu. Ta võiks kõik need siia vaatamiseks välja panna. Nii siin on. Maod mulle küll ei meeldi. Ja miski sulle ei meeldi. Mulle meeldiks intelligentsemad tegevused, no mingid kursused või koolitused. Praegu on piirid lahti. Rahvas tahaks võõrsile tööle või reisile minna, aga keegi ei oska. Väga hea, tead. Ma olen kuulnud, et Põhjamaades on siuksed rahvaülikoolid.
kohad, kus saab õppida psühholoogiat, keeli, arvutit, põhimõtteliselt kõike. Ka meil võiks siin midagi sellist olla. Ja rahvateater võiks meil ka olla. Kunagi 20-ndatel tegutsesin väga edukalt näitering ja 90-ndatel või 80-ndatel tehti isegi lasteteatri. Hakkab tulema. Tantsukursused, pallid. Väga hea, pane see kõik nüüd kirja. Mina lähen helistan veel Lüvi unsakate poistele ning käib veel juures läbi. Ja mina helistan Meelisele. Tema võiks meil hakata seda rahvateatri asja ajama hakata.